ei lähe, et tema ei taha seda teha ja siis see koht suunati nagu Tallinnale. Ja siis see kuidagimoodi oli see, et ma olin sellel päeval tööl, kui see nagu välja tuli ja siis mulle öeldi, et kuule, et sa oled nüüd kõige noorem nendest puntidest siin, seal nagu nüüd ütleme staabis või operatiivkorvis, et sa oled kõige noorem poiss, et kas sa siis ei läheks. Ja siis ma ütlesin, et lähen küll, miks ma ei lähe. Oleks muidugi olnud teisi inimesi ka, aga need paremad inimesed olid läinud juba sinna Sisekaitseakadeemiasse oma seda haridus saama. See oli see. Ühesõnaga, nii see oli. Niimoodi. Aga kuidas siis see oli see tunne, kui sa sinna, või kes need veel olid, kes suga koos seal õppisid Koopias ja see oli siis 96, jah? Ja. Kuidas see nagu see keskkonna varustatuse muutus oli, kui siis hops jõudsid Koopiasse ja elu hakkas nullist. Koolist peale. Nullist hakkas peale. Elu hakkas jälle otsast. Ja siis põhimõte on selles mõttes, et see meeskonna vanema siis kursus. Ja, see kursus oli 1 aasta. Ja siis selle juhtiv päästetöötaja kursus oli siis 1,5 aastat. Ja mina sattusin sellesse, mis oli see 1,5 aastat. Ja mind ootasid seal ees juba 2 siis meeskonna vanema kursuslast. Ja siis minuga koos siis oli ka üks Tartust, üks mees, kes oli samamoodi siis see juhtivas. Ja nüüd iga poole aasta tagant võeti vastu siis nagu uusi inimesi. Ja siis, kui meie olime siis ära käinud just, ütleme see nüüd siis 1,5 aastat, siis need, kes olid nüüd meeskonna vanemad, need läksid tagasi nüüd siis Eestisse ja nende asemel oli 2 meeskonna vanemat. Ja nõnda edasi see rotatsioon seal oli. Ja kui see oli siis, kui meil sai see 1,5 aastat läbi, siis kui lõppes see leping Soomega ära ja sedasi see läks. Ja ma peaksin mainima, et üritatakse koolisse võimalikult palju uusi tehnikat nagu panna ja see tehnika oli Koopias väga vana. Ja ikkagi see samasugune, nagu see Soomes on, see pump on seal auto ees ja siis üritasid seda vett kätte saada ja nõnda edasi, et see oli ikka sugune, see oli jama. See oli päriselt jama. Tänasel päeval on nii, et lähed pumba juurde, vajutad nuppu ja vesi tuleb. Ja selle kohta ma võiksin küll öelda, et see tehnika suhtes ei olnud üldsegi midagi head. Aga see, et ühesõnaga varustus kõik ülem, mis sinna juurde läksid, see oli viimase peal. Ja muidugi see oli nüüd, kui ma olin juba, ma ei olnud siis küllaltki vana, aga siis ma olin juba nagu, polnud kaua koolis käinud, et ütleme, et see kooli pingi nühkimine on ikkagi vanast peast ikka suur piin. Et see oli selles mõttes oli ta raske, aga see läks ka kiiresti, läks kõik see 1,5 aastat, et midagi polnud teha. Siis ma tulin tagasi. Ja siis ma olin operatiivkorrapidaja ja jälle toimusid staabis igasugused suured muutused ja korraga öeldi, et mis sa siin ikka passid, et paneme siis operatiivkorrapidajaks. Kirjutasin sellele lepingule alla ja siis ma olin operatiivkorrapidaja. Ma ei mäleta neid kuupäevi ka aastaid, aga sellepärast, et see oli kuidagi väga kiiresti, et asjad läksid edasi. Niimoodi. Ja. Et su selja taga on mõnel slaidil ka mõned pildid siis sinu nendest aegadest. Mul väga palju ei ole, et üht teist on. Ühesõnaga jah, sedasi see värk oli. Et ma peaksin ütlema, et siis kui ma tulin tagasi, siis hakkasid ka siin nagu asjad paremini minema. Tuli kõige enam uut tehnikat. Uued autod Katariinad. Siis olid saade riietust, nomeksid. Absoluutselt, mida võidi küsida, seda saati. Mul on veel siiamaani kapis tuttuued Tallinna Tuletõrje Päästeametis sokid.
et need sai ikka nagu selles mõttes kottidega, et siis kui ikkagi läksid sinna lattu, siis sa said seda ikka noh, seda, mida sa küsisid ja seda sa said ka. Probleemi ei olnud. Sellel oli ka väga hea naisterahvas eesotsas Sirje Varatud, siiamaani tuletan teie hea sõnaga meelde. Temale võis alati murega minna ja sai need asjad tehtud, et nii. Ja ütleksin, et see aeg seal nüüd siis operatiivkorrapidas oli väga närviline esiteks. Sellepärast, et siis hakkas minema need asjad kuidagi väga keeruliseks, sest et kõik need juhtivad kohad olid kuidagi väga siuksed poliitilised. Et ma ei saa nüüd öelda inimesest, kes see oli, aga ühesõnaga ma mäletan seda aega, kui meil tehti suurem aktsioon, tehti siis Viru hotelli ja oli siis inspektorid palusid siis Kesk-Linna komandat ja operatiivkorrapidaja teenistus sinna siis endale appi, et vaadata neid asju, kui turvaline on siis Viru hotellis. Niimoodi. Ja siis ühesõnaga, kui inspektorid võtsid nüüd need tuletõrje kapid lahti, siis ütled, aga siin on rottsüsteem veel olemas. Ja seal oli üks pealik oli seal juures, kes hakkas siis kõva häälega hakkas karjuma. Rotid kapis ja rotid kapis. No ja selge see, et noh, kuna ajakirjanikud olid seal lähedal, siis selge see, et siis õnneks üks inspektor siis rääkis ära, mis on see rott. Et ei läheks nüüd väga selliseks asjad käest ära, et selleks oleks võinud tulla nagu rahvusvaheline skandaal, võiks öelda. Niimoodi. Ja siis, noh, mida ma võin siis öelda, et sellest ajast on kindlasti jääb meelde see, mis on kõige nagu selles mõttes pidevad tutvumisõppused. Siis oli meil suured, ütleme, õppused olid hotellides, erinevates kohtades, need lahina hargnemised. Asjad hakkasid nagu väga kiiresti muutuma, väga siukse intensiivselt ja väga hästi läks nagu edasi. Et ühesõnaga sinna tulid paar inimest tulid kohtade peale, kes hakkasid edasi asju liigutama, sest et nad olid nagu liiga, noh, unarusse jäetud, need asjad. Ma hakkan neid nimesid nimetama, aga üks vist ennast tunneb ära. Niimoodi. Ja siis, mis ma siis tegin siis? Mis ma tegin oli see, et üks oli kõige tähtsam ja kõige hullem oli meil kakaoladu. See oli siukene asi, et no ma olen siis just tulnud, see oli Paljassaare, see oli siukene suur ladu ja kakaot täis. Ja see tulekahju algas siis. Seda see vist oli jah, aga see on spekulatsioon. Aga põhimõte oli selles mõttes, et ma mäletan see, mis oli kõige nagu hullem, oli see, et ühesõnaga üks väga vana olija ütles siukse lause, ta oli öösel oli see kakaoladu nagu põlema läinud või jah, suitsema ja ühesõnaga, et siin pole vaja midagi muud teha. No vana olija, noorem ka kuuleb, vanemajad oli, et siin pole vaja muud teha. Et iga natuse aja pärast teed mingid augud, lükkad juuatorud sinna sisse, merest võtab vett ja küll see ükskord ära kustub, et ei ole siin häda midagi. No ei ole päris sedasi. Lõpuks vajas see katus sisse ja merevesi oli kakaot täis ja seda kustutati veel kuu aega, et ühesõnaga siukene asi ka. Nii. Siis kukkus alla siukene asi kui postilennuk. Postilennuk kukkus alla ka siukene, mis lõpuks oli nagu õnnelik õnnetus, et seal vist keegi surma ei saanud. Aga jah, et siukene asi oli. Siis oli. Kas see oli lennujaama kõrvale? Jaa, see kukkus kohe sinna metsa. Ta ei jõudnudki kõrgele minna. No, seal ikka 2 surma. Rasso. Nüüd nii eest. Järv oli hiljem. Järv oli hiljem. Ei, minul järv ei ole. Poolakate lennuk. Poolakate lennuk, jah. Aga jah, see ülemine pilt on just sellelt sündmuselt lennujaama kõrval kohe, kus siis lennuk pani põu otsaga maas. Mingi asi. Siis oli siukene asi nagu Õismäel üks hull läks sinna kõrge pingeliinidesse ja siis ta ei tahtnud seda enam alla tulla.
ja siis ta sai ka ühe, mis ta siis oli, siis sai selle obaduse ja siis tuli sealt ise alla. Meil oli üks väga hea, kuidas ma siis ütlen siis, filmimees, kes siis kõike filmis intensiivselt ja siis ta siis sai selle ka pildi peale, aga siis öeldi, et seda ei tohi nagu avaldada. Ja siis võiks öelda, see kõige suurem ja kõige raskem ja kõige keerulisem oli see Pühavõimu kirik, mis on selles mõttes on hea, et see torn jäi püsti, kui 20 aastat varem, ehk siis 82 see Niguliste kirik prantsutas ikka sealt maha. Et nii palju siis on nagu siis olid selle aja tuletõrjujad, tähendab 2002, selle aasta 2002 tuletõrjujad palju paremad, palju fantastilisemad ja selles mõttes, et me suutsime selle koos päästa. Jah. No, teil oli kindlasti vähe soodsamad tingimused seal ka, et tornikiiver madalamal ja... Ära nüüd sellesse, eks. Nüüd on teised asjad. Siis meil oligi Pronto. Pronto on mängus, just. Aga see kõik, see super töö oli muidugi, et tornikiiver jäi püsti. Kas me tahame vaadata videot ka selle kohta? No kui te soovite. Ikka pane muidugi. Oh, jah. Saad siin ise juurde rääkida seda meenutusel. Lilleküla meeskonna, et moodustada tüviliini sellelt mingi tänavast Grandini. Ma mäletagi, millal need Prontod olid meil saadud, Pikk Robert ja Robert, üks 42 ja teine 54 meetrit, et need olid siis need relvad, mis siis nagu seda Robert Lepikson seotud. On see esimestest taimetega 98. 98 gruppi, jah. Jaa. Head need. 99 Kõik on meil lahti, lähme nüüd kabinist. Muidugi kahtsi kõige rohkem seda, et see torn kukub Vene saatkonna peale. Ma kahtsin seda nii, ma läksin seda kõige rohkem, ma kahtsin, et kui ta kukub, et kukuks kindlasti teisele poole. Mitte Vene saatkonna peale. Tänased laksid Vene saatkonna peale. No see oli, siin oli teised ajad. Killu, seal oli kindlasti teatud selliseid raskuspunkte, üks vist oli, kui ma õigesti mäletan, teatud raadiuses siis määrist evakuatsioon, eks ju. Ja ei saadud inimesi välja, sest inimesed lihtsalt ei läinud välja. Saat TTK direktor. Teada tuntud Peeter Moora, selle siis operatiivjuhina. Endine keskkonnaga nende pealik Dmitri Tkachenko lahkunud, ta oli selles rollis väga hea välja.
kohale jõudsite, mida te nägite? Te väidate, et kõik oli tules. ei väida jah, et kõik on tules ja. Hirm. Mati Raidma, Ain Varov, Jaan Kross. Nad olid evakuatsioonialas tõenäoliselt, lihtsalt surematud. Kas seal keegi sai vigastada ka või läks kõik õnneks? seal sa ütled õnneks, et keegi ei saanud vigastada, aga noh, nagu näha, väga, ütleme, kuidas ma ütlen, märktöö. siin juba viled hakkavad üleval, näed, siit hakkavad juba viled pihta. ja muidugi see, et õnneks oli Mustamäe Mangos, et nad olid seal ikkagi, ütleme, selles mõttes need, seal kõik need, see, mis oli põhimõtteliselt, mis ikkagi oli seal nagu, sai nagu ikkagi kaitsta, läks ikka ära kaitsta, kõik need kuled ja kõik need asjad olid keerulised, orelid ja mis see kõik oli, see läks nagu hästi. Me hakkasime jaotama kuplit randadega. ega Väljaspool. Sisse polnud enam võimalik minna, sest need konstruktsioonid olid kõik läbi põlenud. kui kiiresti saadi tulikontrolli alla? kuidas mulle kelli kokku saada Siiamaani kirjutada? kontrolli all. Seda siis ei Pärast, olnud. pärast. See sedasi ei olnud, seal oli üks inimene võttis kätte ja tahtis märku anda, et ta on seal üleval, siis lõi seda, siis lõi mingi killu lõi välja. ja siis oli sedasi, et see pidas selle kuulmusega just vastu istuvõtuse peale, aga see oli natuke hiljem. Et seal tuli välja mingisugune ka rull, mingisugune jah, mingisugune asi. Et see oli nagu see. Vot, see oli lühidalt siukene asi, et see oli jah siukene. Ja mis ma nüüd tahtsin nagu öelda selle kogu selle asja kohta, et nüüd kui ma olin seal Soomes käinud, siis ma meil olid väga head klapid olid ikkagi nende kursakaaslastega ja siis me tegime iga aasta kursuse kokkutuleku ja siis seal oli üks mingisugune üks mees, kes kogu aeg ütles, et tule vaata, kuidas meil nagu asjad on ja sedasi nagu ütleme 10 aastat järjest. Ja siis lõpuks oligi see variant, et kuidagi mind reitsis pehmeks ja ma mõtlesin, et ma võin ju sinna korraks või minna vaatama, kuidas see olukord seal on seal Soomes. Päris elu. Nagu tööle siis? Ja nagu töö. Ma alguses käisin seal maad ka natuke uurimas, ma natuke käisin maad ka uurimas, aga ja ei saanud nagu õiget sotti, aga siis kui ja siis ma sain selle koha ja või tähendab, läksin sinna tööle. Ja põhimõtteliselt on sedasi, et ma siis sain Eestis olla siis tööl kokku siis 13 aastat. Ja ma läksin siis kevadel 2006. Ma läksin siis Soome. Siin taustal, ma hüppan siia vahele, on internetist, Google'ist leitud siis 2 ajaleheartiklit, kus siis esimene on see Postimehes 22. juuni, kus siis on üleüldiselt sellest Soome tööle mineku teema avatud ja Villu väike lõik on ka seal nagu selles artikli sees ja siis Villult on personaalne selline Eesti mees Soomes tööl artikli lugu siis Eesti Päevalehes. Kes soovib, saab neid lugeda siit, see on laua peal olemas. Need Villu jätkab seda Soome lugu. Rohkem internet ei pakku mulle ei pilte ega midagi sinu Soome teenistusest. Nii tume mees, et
nii et mustavalge pilt ei sobi enam selliselt. Nii, ühesõnaga ja nüüd tänasel päeval, siis kui ma läksin, see oli siis nagu teised asjad, aga tänasel päeval ma siis olen tööl siis nõndanimetatud ma ei oskagi öelda, ma otsisin küll igasuguseid asju välja, aga ühesõnaga, alustame sedasi, ma võtan nüüd natuke tagasi. Et ühesõnaga, ma läksin siis sihukese kohta tööle kui Ida-Uusimaa piirkonda. Ja sinna siis Loviisa komandosse. Ja sinna Ida-Uusimaa alla siis kuuluvad sihukesed rajoonid kui Porvo, Loviisa, Sibo, Labijärvi, Askola, Mürsküla, Pukkila. Kutselised komandod on siis Porvo, mis on siis keskus, ja Loviisa ja Sibo. Labijärvi, Askola, Mürsküla ja Pukkilasse on siis poolvabatahtlikud. Kui sa pärast siis räägid meile, et mis asi see poolvabatahtlik on pärast poole? Ja siis kui ma läksin, oli selles Ida-Uusimaa rajoonis 52 vabatahtlikku komandot. See võiks öelda, et igas külas oli komando. Oppa. Kui suur see territoorium see? See on sealt kuni sinnani. See on nii palju. Aga noh, sinna siis põhimõtteliselt on nii, et Sibo hakkab peale kohe siis, kui Helsingi või see Vanda piirkond saab läbi ja siis saame kokku siis Kotkaga. Mina vähem. Ehk siis ma ei oska seda ruutkilomeetrit öelda. Ma ei ole selles üldsegi nii. Selles mõttes on siin lihtne ja on ka seal lihtne. Häirekeskuselt tuleb see tu ja siis sa istud autosse ja lähed. Ja rohkem midagi mõtlema ei pea. Koha peal peab muidugi mõtlema, aga siis kui sõidu ajal ei pea, et peab mõtlema. Nii, siis organisatsioonis nagu kõikides on siis ka järelevalveteenistus, siis on operatiivteenistus ehk siis tuletõrjujad ja siis on meditsiiniline pool ka veel. Meil on ka kiirabiautod ja sõidetakse ka kiirabi. Veepääste. Ma tulen selle juurde. Ma tulen selle juurde natukene sihukestesse ja siis on sihukene asi, et ja järelevalveteenistus on inspektorid ja siis ka tulekahjude uurijad, kes siis teevad tööd politseiga, sest et ikkagi politsei on Soome siis tulekahjude uurija. Aga nad võtavad väga palju abi ja selle jaoks on selleks. Inspektor on väga raske olla Soomes, väga palju tööstust. Iga mingisuguse aasta tagant peab seda käima läbi, uurima, tegema inspektori tööd ja seadusega on nüüd läinud lihtsamaks see, et kui on sul ikkagi oma maja, siis on selline asi, et nüüd enam ei lähe nagu inspektor kohal seda vaatama, vaid saadab kirja majale, maja omanikule, et kas ma peaksin tulema, kas on mingi pretensioone, kui see kiri tuleb tagasi, et pretensioone ei ole ja ei taha siin näha, siis inspektor ei lähe. See on nüüd nagu see vastutus on lükatud inspektorit nüüd selle korteriühist, maja omanikule korteriühistule. Aga kõik, mis kuuluvad sinna tööstus ja nõnda edasi, see on nagu väga-väga raske kontrolli. Nii. Mis me siis teeme? Me teeme ka järelevalveteenistusega, teeme ka siis koostööd ja inspektoritega, me käime väga palju tegema agitatsiooni ja just rääkimas just lasteaedades ja koolides tohutult palju. Palju see laps ikkagi teab sellest või ütleme lastelaps sellest teab, aga see, et see elamus, et tuletõrjeauto sõidab juba hoovi peale, nad saavad käia ümber tuletõrjeauto, see on väga hea.
antakse, vanasti anti, enam ei anta, aga vanasti anti ka siis plasmaskiivrid ja siis helkurid, et siis oli pidu meie majas. Ja muidugi see, kui ma nüüd sinna läksin, siis on kõige hullem selle asjas on see, mis ma sain kohe selline kultuurilise šoki, on see, et kõik teevad kõike. Ehk siis tuletõrjeja peab olema autojuht ja ta peab olema pinnaltpäästja. Sinna juurde siis tulevad ka sellised asjad kui tuuker, paadijuht, rasketehnika, kordõstukid. Ja nüüd kui meilt, nagu ma ütlesin, et ennem, et meil on ka meditsiin, siis vanasti oli ka meditsiiniautod, nagu siis kuulusid ka nüüd ka tuletõrje alla, kuid nüüd tänasel päeval ei kuulu, kuigi nad on samas majas meil, siis on nüüd nii, et me oleme ikkagi see, kuidas ma ütlen, ka tuletõrje nüüd saatakse ka ikkagi nagu siis ambulanssi väljakutsetele. Et me saame siis hoida selle inimesel kätt kinni, siduda haava, kuulata südant, pulssi, nõnda edasi, vererõhku. Saan õigesti aru, et selline esimene kiirem võimalik reageerimine võib olla teie. Ja. Teil ei ole spetsiaalsed kiirabibrigaadi autod? On, aga nüüd tuletõrjud ei sõida nendes enam. Nendes ei sõida enam, vanasti sõitsid, enam ei sõida. Meil võeti vanasti pidi, et sa saaksid üldsegi mingit rohtu nagu siis anda kellegile ja manustada pidi sa tegema mingid eksamid. Need tundusid, et see ei ole päris õige, me ei jõua igale poole ja siis ressursse on vähe ja siis öeldi, et võeti kõigi need arstiload võeti või see ravimite load võeti ära ja siis öeldi, et jätame teile selle, need pisikesed asjad, mis teil seal on. Ja muidugi, et nüüd, et tuukriks saada, siis sa pead läbi käima teatud kinna kursuse, kordõstuk kursus, siis, mis ma siis ütlen, paadijuhid kursus. Kõik kursused saab lisatasu, et siin on selline asi. Ja muidugi, mis oli nüüd minu jaoks oli päris kultuuriline šokk, millest ma ikkagi siiamaani pole aru saanud, aga sellega harjub ära on see, et isikkoosseisu tõstetakse erinevatesse siis vahtkondadesse ja sama ajal ka erinevatesse siis komandodesse. Kui kutselise komandosid on siis 3, siis tõstetakse täna ühest komandost teist. Paki omad asjad, võta omad asjad, siin on auto ja sõida. Kui ma nüüd läksin ma kõiginem Loviisa komandosse. Ma olin Loviisa komandos, olin ma 2 aastat. Siis öeldi, et sul on natuke liiga pikk maa sõita Tallinnast Loviisa, et lükkame see natukene lähemale, lükkame siis Sibosse. Siis Sibos olin ma mõned aastad, siis öeldi jälle sihukest asja, et sa oled Sibos oma ülesande nagu täitnud, et mine Loviisa tagasi. Ja nüüd mõni kuu tagasi öeldi, et nüüd sa oled Loviisas oma ülesande täitnud, et nüüd mine jälle tagasi Sibosse. Et ühesõnaga ma saan nagu sihukest asja, ma olen nüüd. Aga muidugi see, et näiteks ütleme nüüd, kui ma olen Sibos, olen tööl, ma olen nüüd 5 vahtkonna ma Sibos veel, siis ma pean pakkima oma asjad, et minna Loviisa. Siis olema Loviisas 3 vahetust, et tagasi minna siis jälle siis Sibos. Et sihukest asja, ma ei saa siis ikkagi sellest asjast aru, aga seal hakatakse just vaatama inimesi kõige ennem, et kui palju on inimesi vahtkonnas tööl, mida ta oskab teha, näiteks, et kas tal on paadijuhiload, kas tal on kordõstikulaad ja nõnda edasi. Ja sellepärast seda nagu liigutumis on väga palju. Ja alguses ma olin siis, kui ma läksin sinna, et ega ma siis kohe nagu kohta ei saanud. Siis ma olin selline lepinguline inimene, kes siis täitsin igasuguseid auke. Ehk siis põhimõtteliselt, kui keegi puudu, siis mind lükata sinna selle inimese koha peale. Et selles mõttes oli see väga keeruline. See on just see, et erinevates vahtkonnades on erinevad inimesed, pluss siis veel see, et ühesõnaga vahtkonna
ülemad on ka väga siuksed keerulised, miks öelda. Kõik nõuavad kõike midagi hirmsamat ja nõnda edasi. Ja ma olin siis, kui ma läksin sinna 2006 kevadel, siis 2011 veebruarikuus ma sain siis selle koha päriselt endale.